Praegu on vesi küll kõrge, aga võid saada põhjad. Eikä tuli. Meitä sitä yhdikä tuossa. Laita makki sinne. Se on kohta mielenkin kedagi. Hea Vormsirahvas, head külalised. See hoone on valmis. See hoone loob siia väikesele saarele ja väga sõbralikule kogukonnale lisaturvalisust. See hoone annab kinnitus sellest, et 450 inimest, kes siin püsiasukatena on ja kõik need tuhanded, kes siin külalisena käivad, nende turvalisus on maksimaalsel võimalikul moel tagatud ja selleks, et need inimesed, kes turvalisuse eest seisma peavad, et nendel oleksid normaalsed töötingimused. Ka politsei on siin oma väikese, kuid hubase pesa leidnud ja tuleb tunnistada, et kui keegi otsustaks teha Saaremaal midagi siin saare peal, teha midagi sellist, mis ei käi kokku kindlate õigusreeglitega, siis ka nendele on mõeldud, ka nendele on siin hubane pesa olemas. Vaatega ilusasse loodusesse. Neist õppuse kujul küll toimus ka siis, kui me Reigaga siia poole sõitsime. Võtnud ühe maana loomulikult majarahvale. Mis komandot veel puudutab, siis seda hoonet, siis siit komandost loodetele ja nüüd tuleme. Kes tuleb? Siin on välja võtta. Sinna kogukonna elu oleks, elukeskkond oleks stabiilne, mille tulevikku täna näeme ja et koostöös temaga. Ja ehitaja on väga rahul, et ta on saanud ise osaleda selles. Mida see nüüd politsei poole pealt juurde annab? Ta andis selle juurde, et on olemas arestikamber ja on ka tööruumid, kus on võimalik inimestega kohtuda ja ka menetlus läbi viia. Politsei ametnikule töötingimuste koha pealt, mida selle kohta võiks öelda? Töötingimused on head. Ta asub, ütleme, saare keskel. Igale poole on võimalik välja sõita ja ruumid on ka väga avarad ja mugavad. Nii, aitäh ja palun tutvust ennast, kes sa oled? Piirkonna politseinik Georg Lipperg. Palju õnne siis uue ja vahva ja ka saare elanikule vajaliku maja puhul. Aitäh teile, see maja oli tõesti vaja, enne meil ruume nagu ei olnud kõigeid. Saate te natuke mõne sõnaga võrrelda eelmist olukorda ja nüüd täna avanevat pilti? Eelmine olukord oli niuke, et meil olid tõesti garaažiboksid olid autode jaoks, autosi saime hoida, endal poolt kuskil olla. Ja nüüd on omal olmeruumid ja kõik on hästi ja mehed on väga innustatud selles kohe, et on võimalus siin trenni teha ja pesta ja toimetada. Mehed käivad hea meelega nüüd siin toimetamas ja tegutsemas. Riikliku pääste poolt on meil siin praegu 3 meest, 3 oleme siin ja siis vabatahtlik merepääste on meil ka siin kõrval loodud. Meid on 8 liiget, vabatahtliku merepääste liikmeid ja siis nüüd oli alles hiljuti oli meil siin vabatahtlike koolitus ka, maapääste koolitus.
et kohalik oli ka 10, 11, 12 inimest, et me saame kaasata ka varsti vabatahtlikke, kui nad paberid kätte saavad. Tegelikult me oleme koduses valves, et nagu reaalselt siin kohapeal me päevast päeva nagu ei ole 24 tundi, aga kohe helistame üksteisele kodus, tulevad teised, nii et kolmekesi sõidame välja ikkagi. Autodel on varustus sama peal põhimõtteliselt, mis mandri omadel, et ei ole hullu, saame hakkama. Vormsi komando pealik. Kaido Valm. Eks väikesaarte elu on loomulikult erinev mandrielust ja väikesaarte puhul on väga oluline roll just kogukonnal endal ja tegelikult Siim Vormsi saare peal on hea näide sellest, kus kutselised päästjad saavad tegelikult igapäevast tuge ja abi ka vabatahtlikelt ja mitte ainult siis vabatahtlikelt päästjatelt, aga ka merepäästjatelt ja eks selline kogukonna turvalisuse igapäevane ülesehitamine ongi ju kogukonna üks olulisemaid ülesandeid ja eriti väikesaarel. Et väikesaarte puhul me peame mõistma seda, et meil ei ole kindlasti maksumaksjatena üheskoos võimalik seda eeldada, et kõikidel väikesaartel oleks midagi sarnast, nagu täna on saanud siia Vormsile. Palun loetlege üles need saared, kes on sama õnnelikus seisus kui Vormsi täna. Nii õnnelikke väikesaari tõesti ei ole. No kui saared tervikuta mõttes loomulikult Hiiumaa, Saaremaa suurte saartena omavad väga korralikke tingimusi. Aga väikesaarte puhul tõesti Vormsi on praegu selline väga suur etalon, eks tegelikult peaks mõtlema midagi sarnast ka Kihnus, aga teiste väikesaarte puhul sellist nii suurt hoonet suure tõenäosusega loota oleks natukene vast liiast. Näiteks siin Vormsil kogukonna ühe kesksema paigana oleks sellel majal võimalikult palju kasutust, et saare elanikud leiaksid tee siia, saare elanikud saaksid päästjatega väga hea kontakti. No kui me vaatame seda ruumi, siis siin ruumis annab teha nii mõndagi, alates kinost lõpetades tantsuõhtutega ja minul ei oleks küll midagi selle vastu, kui saare elanikud võtaksid selle maja selliseks normaalseks kogukonna osaks ja tõesti kasutaksid seda maksimaalsel võimalikul viisil. Siin oli vahepeal mõte, et läks ju välja, aga see pandi mudel, ma tegin poisile odava mudeli. Ja see on siis selles suhtes nagu venitamise harjutus pluss lihase lõdvest. 4 kohta ka. Mul on see Kalmer rääkinud sellest. Pakutakse kohvi vaata. See tood hiljem selle 200 lõbu. Ei, vaatame korrata. Mõndile, mul on kodus 5 senti magat. Ja arvestades sellega, et me oleme natukene nagu riik riigis, me peame ise hakkama saama, et kuigi normatiivid ja aktid võivad seda ette näha, et abi tuleb, siis ilm ja meri vahel ei lase meile ligi saada, mis tähendab siis seda, et see võimekus peab olema endal saada, sest lõpp võib olla muidu fataalne. Siin sõnavõtust avanes väga huvitav fakt, et need ruum on võimeline isegi siin pidu vastu võtma ja seoses mõne suurema valla või saare sündmusega võib siin vabalt ka pidulikke sündmusi korraldada. No see ei ole kindlasti ta esmatähtis funktsioon, aga selge see, et ka sellisel väiksel vallal ei saa seda taristut ja hooneid nagu lõputult rajada. Nii et kui on see mõistlik idee ja mõistlik plaan ja see ei sega kuidagi selle põhifunktsiooni täitmist, siis ja päästega kokkuleppel saame, siis miks mitte. Tanel Viks, Vormsi vallavanem.